Mark Suursaru 2 päeva on meestekondis Inglismaal nüüd harjutanud ja homme algamas meeste esimese divisjoni meistrivõistlused. Kuidas koondis valmis turniiriks on? No ma ütleks, et koondis on täitsa valmis. Mängisime juunis 2 ringi siin, eile mängisime 9 rada, täna mängisime 9 rada. Oleme saanud mängida siin erinevates tingimustes, ja poistel peaks olema mänguplaan selge, millistel radadel kuhu lüüa. Oleme igati valmis. Käisite ka 6 aega tagasi siin väljakul harjutamas, kui palju väljak on selle 6 aega muutunud? Ütleme, tuule suund on nüüd teine. Väljaku seisukord suhteliselt sarnane, võib-olla natukene kuivemaks on see rahv siin läinud, aga küllaltki sarnased tingimused. Eks siis homme näha, mis tuule suund homme on. Okei, edu homseks. Aitäh! Koondise kapten Mattias Varjun, kui nüüd õigesti kokku lugesime, see on sinul vist 10. juubelikord juba esindada Eestit Euroopa meistrivõistlustel. Kas on ka veidi teistsugune tunne sel turniiril või on midagi teistmoodi? Ühe korra oleme esimese divisjoni võistkondadega koos mänginud, aga ma arvan, et see on esimest korda, kus kõik head võistkonnad on koos ja ma arvan, et väljak on ka natukene teisel tasemel, kui me siiamaani oleme mänginud. Olete seal väljakul nüüd juba teist korda, mis 6 aega ka muutunud on ja kuidas need võistluseks valmis olete? No ma arvan, üks asi, mis siin pidevalt muutub, on tuule suund, eelmine kord oli ta natuke teisest kohast ja ta ikkagi muudab väljakut oluliselt. Teiseks ma ütlen, et suvega on väljak läinud kõvemaks ja kiiremaks, mis jällegi paneb rohkem mõtlema, et kuhu palli paigutada. Isiklikus plaanis on sul olnud viimane edukas kuu, kui hästi valmis selleks turniiriks oled isiklikus plaanis? No enne võistlust on keeruline öelda, kuidas läheb, aga ma arvan, et ettevalmistus on olnud hea ja tuleb anda endast lihtsalt parim ja eks siis päeva lõpuks on näha, mis see seis on. Edu homseks! Aitäh!